Mul on aastate jooksul olnud võimalus Aivar Mäega palju koostööd teha. No siis, kui ta oli Eesti Kontserdi direktor, Estonia direktor, Saaremaa ooperipäevade juht, rääkimata sellest, kui ta oli Vanemuises ja nõnda edasi. Ja ma ei räägi ka siin Vitamiinist või Kellade ansamblist, aga mul tuleb meelde üks võrdlus, et kui natsi ideoloog Goebbels ütles, et kui ma kuulen sõna muusika, siis mu käsi haarab relva järele. Aga kui Aivar Mäe kuuleb sõna muusika, siis tema käsi haarab kellu järele. Ja mul on võimalik meenutada, et kui 30 aastat tagasi avati Pärnu kontserdimaja, esimene suur ettevõtmine, kus oli Aivar Mäe kaastegev ehituse juhina. Ja see oli nii pingeline protsess, et pool tundi enne kontserdisaali avamist oli Aivar Põlvili veel koridoris ja pühkis lubjatolmu ja nõnda edasi. Aga siis tuli Jõhvi kontserdimaja, Jaani kirik Peterburis, rääkimata Estonia kontserdisaalist, Vanemuise kontserdisaalist või Estonia renoveerimisest. Ja äsja oli Viimsi aatrium ja nüüd siin Vändras Lüüdigi nimeline kontserdisaal. See on uskumatu, mida tema oma mõtete ja energiaga suudab korda saata. Aivar ei tulnud Vändrasse mitte karu laskma, vaid kultuuri edendama ja see on sellele vallale, sellele paikkonnale üks suur võit ja investeering Eesti rahva tulevikku, sest igas paikkonnas peab olema üks mingi kultuurisüda, üks koht, kuhu inimesed tulevad rõõmsa näoga ja tahavad rõõmsa näoga siin ka laulda, tantsida või pilli mängida. Nii et palju õnne teie vallale, Vändrale ja suur tänu, Aivar, ka sinule.